Tere hommikust, varajased ärkajad. Mina olen Heli ja teie silmad ei peta teid. Meil on tõepoolest tegu füüsikaminutitega, mitte kodundusnurgaga. Täna me lihtsalt rakendame oma füüsikat väga lihtsatele asjadele, mis võib igal inimesel ka kodus olemas olla. Tule Toomas korra siia. Igaüks teab, kui ma seda väikest rohelist õhupalli torkan kudumisvardaga, siis käib üks suur pauk. Ja käiski. Katse on kindlasti kõige kindlam teadmiste omandamise meetod. Täpselt nii. Igaüks on seda teinud. Aga nüüd, kui me oleme näinud, kui kergesti ta katki läheb, siis mis sa arvad, kas on võimalik siit torgata sukkavarras, seesama sukkavarras läbi niimoodi, et ta ei lähe pauguga katki? Ma arvan, et kindlasti peab see tõestust leidma, muidu sa seda ei küsiks, aga ma jään küll vastuse võlgu, et mismoodi seda täpselt teha võiks. Võta sa need prooviks. Võtan. Ja mul on siin üks selline täppiline õhupall. Ja ma puhun selle täis. Siin on sellised tillukesed täpid peal. Praktiliselt üritasime need teha ühe suurused ja nüüd ma puhun selle täis. Ja mis juhtus? Ta ei ole eriti täiski, aga need täpid läksid siin eriti laiaks keskel kohas. Ja siin otsas on sama suur kui enne oli. Tohib ma segan vahele, see tähendab, et õhurõhk seal kohas või tähendab see materjal seal venib palju vähem välja, tema elastus säilib rohkem kui siin keskel. Täpselt, et siin otsas on teda palju rohkem ja samamoodi on siin, kus alt sidumise juurest on tumedam koht. Ja nüüd selline mõte, et kui me seda tavalist palli torkaks selle nõelaga, siis ei juhtu ju midagi, siis ta on elastne. Kui me paneme selle vardu kustukummist läbi, siis ei peaaegu, et ei aukugi järgi. Kustukumme plahvata või ei pauguga katki. Täpselt nii. Ja prooviks. Paneme sealt tumedate kohtade pealt selle varda läbi. Ma vaatan enne, kuidas sul läheb, äkki mul käib ikka pauk ära. Mul on natuke suurem pall, see on natuke raske. No, niimoodi ettevaatlikult. Kodus võite teha selle varda veel mingisuguse kreemiga kokku. Nüüd on siit varras praktiliselt läbi. Paneme siit teise koha pealt ja läbi. Olge lahked. Õhupall ei olegi nii õrn, kui see paistab. No. Oho! Läks läbi? Läks läbi, jah. Näed, ja ei käinud pauku. Saan ta siit poolt ka kohe 1 sekund. Voilà, ongi läbi. Ja isegi vara hommikul see toimib. Absoluutselt. Ja selle me võime lihtsalt ära lõhkuda. Pauk endiselt toimub, väga hea pauk. Nii, aga mis on veel õrnem kui õhupallid, oskad sa öelda? Naise süda on veel õrnem kui õhupallid. Ja, aga ma pidasin silmas seebimulle. Sellepärast, et siia me oleme siis toonud nõudepesuvahendit ja lahustanud seda vees ja puhume siia mõned väiksed mullid. Ja sellised väiksed nirud ja lähevad katki. Seda on ka ilmselt iga inimene teinud. Aga nüüd, kui me teeme selle märjaks ja puhume, siis kõigepealt meil oli see varras seal palli sees ja see mull ei läinud katki. Täiesti huvitav, miks see nii on. Ja vaatame, kui suure mulli me saame puhuda, mis saad, proovi ka. Alusta saama teen järgi vastavalt sinule. Ma proovin uuesti, aga seleta seda taustal, mis toimub selles mõttes, et miks ei lähe see mull katki, kui siit ma üritan samale ühte suurt puhuda? Me panime selle kõrre siia vedeliku sisse ja kui ta on otsapidi mulli sees, siis mull ei saa arugi, et teda mingi terava või ebameeldiva asjaga torgitakse. Aga samamoodi sõrmega ja need mullid ikka lähevad katki alati, on ju? Lähevad ju katki. Lähevad nii. Aga mis sa arvad, kas meil on võimalik panna sõrme sinna sisse? Kõrs on üks asi, kõrs on selline sile ja selline süütu asi. Ma puhusin sulle mulli, demonstreeri, kas saab panna sõrme sinna sisse, et ta katki ei lähe. Aga kui me oleme kavalad, siis paneme selle sõrme siia vedeliku sisse, paneme kohe palli. Ja ei läinud katki. Täiesti hämmastav. Isegi mina oma kipakatest füüsikaalastest teadmistest oskan öelda, et põhjus on tõenäoliselt see, et näpp on ka suhteliselt terav või selline krobeline asi, aga sellel juhul, kui näpp on märg, ta ei ületa seda membraani nagu taluvuspiiri, selle õhumulli, seebimulli taluvuspiiri, sellepärast ta katki ei lähe. Mina ütleks, et lihtsalt see sõrm, see mull ei tunne seda sõrme ära, et ta ei saa aru, et see on kare ja torgib sellepärast, et ta on nagu oma juba, seal on see seeb peal ja siis ta ei lähegi lõhki. Aga nüüd võib tekkida küsimus, mis sellel kõigel on seos teaduse ja füüsikaga.
sa võid seni mulje puhuda. No nii ma puhun. Et siin on meil siis tavaliselt sellised seebimullikiled, mis nüüd koosnevad siis sellest nõudepesuvahendi lahusest ja veest natukesest. Aga teadlased juba pikka aega uurivad selliseid kilesid. Need ei ole mingid kilematerjalid, kilekaaned või kilekotid. Nad kannavad sellist huvitavat materjali mingisuguse aluse peale ja siis uurivad selle omadusi. Ja kui kõik teavad, et vanal ajal näiteks olid raadiolambid ja raadiod olid hästi suured kobakad, siis tänapäeval seda ühte raadiolambikest asendab selline imetillukene, imeväike kilede kiht, mis on nagu sellise hästi kavalalt laotud ja ehitatud. Ja kuidas muidu mahuks sellise väikse mälupulga sisse rohkem kui 2 miljardit väikest sellist mäluelementi, mis vanal ajal olid siis praktiliselt nagu raadiolambid. Neid tegelikult ei olnudki, sest neil olid kehvemad omadused. Ja samamoodi, kui teile kantakse näiteks prilliklaasi peale on selgendav kile või on isepuhastuvad aknaklaasid, siis täpselt samamoodi on sinna kantud üks ainekiht, mis siis sellised annab lisaväärtust sellele. Aga kui nüüd vaadata tulevikku, kuhu see asi kõik välja võib jõuda, siis arvutid samamoodi. Arvutikiibistik koosneb sellistest väikestest kilevõileibadest, mida on tohutu palju. Aga kui nüüd töötatakse juba selliste projektide kallal, et seda kiibistikku saab kanda sellise materjali peale, mida sa rullid kokku ja paned taskusse. Et kas ei ole põnev mõelda, kui tänapäeval lauaarvuti on kõva sõna, aga tulevikus sul on arvuti, ongi selline mingi nohkjas asi ja kui sa ei taha enam seal samas kohas töötada, kohvikus näiteks, rullid selle arvuti kokku ja pistad tagataskusse. Nii et see moodse laptopi või sülearvuti maani, mis on, et see on tegelikult igal see muutus. Ja see on mööduv nähdus, aga väga kiiresti ei ole muutusi loota. Aga ma võtaks siis oma arusaamist mööda kokku niimoodi, et kogu maailma tehnoloogia püsib seebimullil. Võib ka nii on, kuidas soovid. Ja kes tahab materjalide kohta rohkem teada, siis uurige veebist välja kevadiste ürituste kohta, mis puudutavad ka materjali teemat väga sügavalt. Tõmbame füüsikaminutitele jutti alla, selleks korraks kõik, järgmine koht me kohtume taas. Me läheme siit oma saates edasi uudistega. Kena päeva!